Tere! Tallinna Keskraamatukogu ja Kesklinna Noortekeskus koos said läbi viia ühe laheda projekti nimega Kõhutäis kultuuri. Seda läbiviimist toetasid Eesti Raamatukogude Ühing ja Kultuuriministeerium. Kokku oli selles projektis 3 kohtumist. Saadi tuttavamaks natuke rohkem Ukraina, Argentiina ja Iiri toidukultuuriga. Ukraina kultuuriõhtul oli Innaga kaasas ka meie võõrkeelse kirjanduse osakonnast Nadja. Tema oli koos Innaga ette valmistanud põhjaliku esitluse. Nad näitasid, milline on päriselt Ukraina köök, see ahi, millised on lauakombed, need lauakatted ja mõningad olid ka Innal kaasas. Inna, Nadja ja noored valmistasid kaluškit seenekastmega ja juurde tegid võileibu. Kõik see võttis aega. Igal lapsel, noorel ja täiskasvanul oli oma ülesanne täita. Kes hakkis sibulat, kes lõikas leiba, kes valmistas klimpe. See oli väga hea koostöö. Ja kui oli aeg lihtsalt oodata, kuni potis klimbid podisevad, sai ka tundma õppida Ukraina rahvatantse. Ja midagi lugemislauale. Üks erilisemaid leide on suveköögid. Seal on 100 retsepti ja mälestust igast Ukraina nurgast. Teine kohtumine toimus Kesklinna Noortekeskuses. Anhel on väga karismaatiline ja kuna ta on ise noor, siis ta haaras kõiki, kes seal kohal olid, nii eesti, ukraina kui vene emakeelt kõnelevad noori nii kenasti kaasa, et seda oli lausa lust vaadata ja kuulata. Lugemislauale soovitasid seekord noored ise midagi, mis neile meeldis. 3. ja viimane kohtumine toimus raamatukogus Halloweeni õhtul. See oli kõik pidulikum, hoopis omanäolisem ja 3 aastat Iirimaal elanud ja nende kombeid tundma õppinud Kärt tutvustas lähemalt meile ka Halloweeni tagamaid. Kust see sõna üldse pärit on ja mida see tähendab? Pikka aega on Halloween olnud ka tuleviku ennustamise aeg ja levinud on ennustamine õunte abil. Ja see oli ka üks põhjuseid, miks valisime seekord šokolaadiga kaetud õunamagustoidu. Ja üks ütlemata tore uudis oli see, et hiljem saime lastelt ja noortelt tagasisidet, et nad olid proovinud seda sama toitu teha ka kodus oma emade-isadega. Kohtumiselt ei puudunud ka raamatud. Lisaks sellele, et nad said sirvida, milliseid erinevaid raamatuid Iiri autorid on kirjutanud, oli ka ettelugemise aeg. Valituks osutus kogumikust Iiri muinasjutud ja muistendid katkendid, mida siis lapsed päris põnevusega kuulama jäid. Ja nii need kohtumised möödusidki. Argentiina, Ukraina ja Iiri omad. Suur aitäh Kesklinna Noortekeskus, kes meid vastu võttis ja siis ka ise külla tuli. Aitäh kõigile noortele, kes osalesid. Ja kindlasti need retseptid, kes tahaksid neid natukene rohkem neid toite tundma õppida, siis võtke julgelt Tallinna Keskraamatukoguga ühendust ja me anname need retseptid üle. Raamatud loomulikult ootavad teid kõiki raamatukogus. Ja kindlasti on neid raamatuid palju rohkem. Nii et kohtumiseni raamatukogus. Kõike head!